ongi pertsis või? I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're... Jõudsime Sydneysse siis lõpuks, juhuu! Kuu aega täpselt tagasi, lahkusime siit, nüüd oleme tagasi. Tulime Air Asiaga. Selline nimi ongi Air Asia. Kuredi istmed olid kitsamad kui ma ei teadnud. Aga see on tõesti, ma ei ole kunagi näinud nii kitsaid istmeid. Nii kitsad olid, õnneks, tänu jumalale, keegi ei istunud minu kõrvale, nii et meil oli ruumi. Kui keegi oleks istunud, oi jumal, ma oleks kannatanud seal keskel. 8 tundi. Tahaks minna autoparklasse, kus on meie tibu ootamas loodetavasti, nii et vaatame. I'm on the sound, hoodie season, back around. Vanamees. Enne kui ära läksime, võtsime Akultiga klemmi maha. Särises küll, aga pauku ka teeb. Pauku küll tahaks. That's what she said! Nagu nalja. Enne reisile minekut ei jätnud autot väga mugavasse puhtusesse. Ei jäänud kõige puhtam, jah. 1000 kilti ära sõita ja siis õhtul jõuda ja koristada autot, et väga ei oleks jõudnud vist. Nii jõudnud isegi asju ära pakkida. Ja, asju pakkisime ka lennujaamas järgmine päevades. Aga jah, täna siis tulime, mõtlesime pesema ta puhtaks kohe sellest väljast. Ja siis me jääme 3 ööks Sydneysse veel enne, kui me lähme töörindele tagasi. Jõudsime Sydneysse, parkisime auto ära, saime toa kätte. Tuba nii kohe siit tuleb vastu meie WC uks. WC on siuke, noh, korralik, ilus, puhas. Natuke näha, et on jäänud ajale jalgu asjad siin, aga muidu on täitsa kena. Ja kapis on ka igast manti, seifid, veekeetjad, lisapadjad, väga timm. Küll kapis on suur, telekas, 42 tolli ja voodi on. Noh, ma ei mäleta, kas ma olen 10 öelnud midagi kohta, aga see on nagu raudselt 10 või isegi 11. Siit oleks pehme voodi, öeldud pehme padjad. Ja seda kõike Austraalia kohta väga odav hinna eest. Nii et päu. Mõtled küll, et vana auto, et mis ikka tast hooldada. Las siit me annab maha ja osta uus on ju. Aga kui ikka hoolitsid auto eest, siis tema hoolitseb ka sinu eest. 5V30 siis poisile sisse. Siis ta küll peab nurruma, sest meil on täna on meil täpselt 700 kilti autosõit ees. Õli läheb sisse nagu praegu pur. Noh, teine asi või? Loodan küll. No nii kerge 650 kilti tehtud, siis 50 kilti veel kuni Moreeni. Siis seal käime poes ja siis paneme 130 kilti veel kodu. Nii et siuke leebats, päris huvitav on see tegelikult, et kui me oleme siin nüüd 4 kuuga Austraalias sõitnud umbes 15 000 kilomeetrit. Ehk siis päris huvitav on see, et ei tundu need otsad enam nii pikad, kui nagu täitsa sõidetavad nagu Tallinn-Tartu. Käisid poes või? Kolsis käisin. Kolsis või? Oleme pood Kols. Mis nüüd siis? Saime stock-upitud või? Jaa, nüüd Kollimonglasse. Nice. Ja nüüd siis 130 kilti Kollimonglasse. Viskame kuradi asjad külmakusse ja teeme voodi ära ja tuttu ja siis homme vaatab edasi, mis siin saama hakkab. Tundub, peaks guugeldama, siin mingi räme, mingi möll käid, tundub kontserte. Sest fucking ühtegi inimest poes ei ole. Mingi normaalne pidu käib Põlvast, väiksemast linnad või? Kõik on, aga äkki on, ei ole. Suurem ikka ju. Põlvast? Jah. Okei, suht sama suur Põlvaga, ma arvan.
Me ei tea, me arvame. Me arvame. Ja siuke möll käib. Mulle jääb veel igast mingit manti, aga ei näe sinna. Chicken kebabs, kuradi asjad, jutud, hot dogid, muusik, trip siin. Põlvas on Insikurmu festival. Siin on siuke asi. Moree show. Moree show. Väga uhkene. Aga nunnu. Mul hakkab praegu pea valutama juba sa vaadatud. Jaa, mul sama. Oot, aga jõudsime tagasi Kollimanglasse siis ja ei hakkabki kohe džinnima või? No ei hakanud jah, ülla. Mis me tegema hakkasime? Ehitame, et peilidel oleks soe enne kui nad siukse autoga minema viiakse kunagi. Tulime ehitusmeestel appi siis peilshiid ehitama siia, kuhu siis Forka-vennad toovad värsked peilid ja et neil oleks hea jahe seal ja et nad põlema ei läheks. Siin me oleme. Sõidame objektile. Sõidame objektile praegu. Et siia tuleb täpselt samasugune nagu see on siia kõrvale. Seal on, panime esimese kuradi katuse esimese katuse ma ei tea, mis asi see tala või? Katuse kuradi vermna, mis iganes. Ja täna lükkame kella 5 tööd lausa, nii et ei tea kaugele jõuame sellega. Nii et niimoodi meil siin vaikselt kulgeb siin Kollimanglas siis aida all lihtsalt, kus midagi ei ole. Vaatame, kas me saame terve aeg siin olla, veel ei tea, kuna me džinnima hakkame. Nii et võib-olla me jõuame olla terve aeg siin, kuni terve maja koos on. Või siis me hakkame enne džinnima ja saame lõppu lihtsalt teemalt vaadata tööd teha, siis kuidas nad selle valmis saavad. Oled uhke meie ehitatud katusele või? Väga. Tšau, ilufreedne päev meil käes siin. Kell on täpselt 11, kuupäeva kahjuks võiks öelda. Aga tõstame siis peilshade'i katust püsti. Ja üks on juba püsti meil seal, teine pool tuleb ka kohe. Aga kuidas esimene püsti läks? Vaatame nüüd. On the cables. No nii, nagu tavaks on saanud siis autofilmi ikka autost, eks ole. Et see viimane klipp, mis te just nägite, oli filmitud 15. mail. Täna on meil 30. juuni, ehk siis põhimõtteliselt 1,5 kuud hiljem. See katuse püstitõstmise päev oligi meie jaoks siis viimane selle ehitusel. Et peale seda praktiliselt kohe hakkasime džinnima. Ja nüüd olemegi umbes 5-6 nädalat džinninud. Videoid teil on palju, mida siin Austraalias teha. Et kui siin midagi kindlalt huvitab, siis pane kommentaaridesse kirja, mis iganes, kas palju asjad poes maksavad, mis tööd me täpselt teeme, mis iganes on ju, whatever. Et anna kommentaarides märku, võtame kindlasti arvesse, et järgmine video sulle kõik ka meeldiks. Mitte, et sulle mu eelmised videod ei oleks meeldinud. Anyhow, ma peaks tegelikult magama juba, sest kell hakkab südaöö saama. Homme on vaja kell 6 ärgata, et tööle minna. Aga nagu ikka, kui sulle see video meeldis, siis pane like, pane subscribe ja näeme järgmine kord. Davai, tšau! Kuidas eestlased ikka Jaani tähistavad, joobad segi ennast. Nii et joobe ka segi ennast.